Ja hei, tere taas. Me lõpetasime järjekordse video ära jälle, sellepärast et meil sai nüüd juba täis 9:15. Läks natuke pikaks, ei jälginud, oleks pidanud 8 peale ära lõpetama, okei. Ei ole hullu, ma arvan. Et nüüd on siis video järjekorra numbriga number 5. Vaatame, kuidas meil läheb. Akut on meil praegu 70%. Vaatame, kas me jõuame sinna Risteini välja. Äkki teeb natukene veel ära ja siis äkki peame ka 3. aku sisse panema, et Kopli liinidele välja jõuda. Aga vaatame, mis saab. So, let's roll. Nii, siin tundub, et läheb meil vahepeal olukord natuke raskemaks, sest lund on natukene rohkem kui teistes kohtades, aga äkki lumpuneb ära. Vesi, jää on peal. Nii. Ja see, kuhu me praegu näitame, seal näitada ühte hoonet. Ühesõnaga, seal on hoone, ega siin muidugi küll väga hästi näha ei ole, aga ehk midagi peale jääb. Ja need jäljed, mis siia lähevad lume pealt edasi, siin on tegelikult veekogu. Nii et kui kevadel siia tulla, siis see vesi on siin päris üle kalda ääre. Ja seda vett on siin suhteliselt palju. Aga kuna siin on arvatavasti jää peal, siis üldiselt ei tasuks see eriti väga minna, sest võib kergesti läbi vajuda. Aga meie jätkame oma teekonda ja let's roll.
rooksub. veel õige jää oli peal kindlasti selle pärast. Siin meil õnneks on ainult lumi. Läheme natuke siit, näitame teile natukene merd ja mõned linnud ka. Me siia äärde pääseme, siin on natukene lund, aga ei ole viga. Ja siin on meil siis täielik linnula. Luikesi on siin päris palju ja tundub, et ikka kõvasti üle 10. Kui väga palju mööda ei pane, siis võib-olla et isegi 20. Aga üle just otseselt lugema ei hakka. Aga noh, nii silma järgi vaadates tundub olema päris palju. Nii et otse selline. Nii. Nii, meil on siis akud 60 ja minutid on 7 ja millegiga, jah. Nii, meil hakkab aeg täis tiksuma. Ilusa merevaatega lõpetame ära ja teeme varsti uue.